Jax on manipuleeriv, tundetu ja sadistlik, kuid tegelikkuses leiame iga julma nalja taga üsna traagilise tõe. Ja pärast seda, kui saadi teada, mida ta oma sõpradega tegi, usuvad paljud, et ta vääris oma traagilist lõppu. Saas kui teised jäid sellest täielikult murtuks. Aga kas sa tegelikult tead, miks Jax selline oli? Milliseid traumasid ja tragöödiaid pidi ta läbi elama, et muutuda nii halastamatuks? Alates sellest ajast, kui me Jaxiga kohtusime, nägime, et tal on väga huvitavad omadused. Ta on täielikult loobunud väljapääsu otsimisest, kasutab teisi, et neid pilgata, on väga küüniline ja tundub, et tal pole millegi vastu empaatiat. Aga mida keegi ei mõista, on see, et Jax oli oma abstraheerumise eelviimases faasis. Sest Jaxi eesmärk polnud lihtsalt olla grupi jõmm. Ta mõistis kõige julmemal viisil, et kui miski sulle korda ei lähe, ei saa miski sind murda. Jax kasutab oma julma huumorit lihtsalt enesekaitseks ja tegelikult pole asi ainult väärkohtlemises. Tal on palju hävitavaid viise, kuidas mitte haiget saada ja on aeg igaüht neist analüüsida. Alustame sellest sarkastilisest ja küünilisest huumorimeelest, millega Jax teistega suhtleb. Kui Kofmo abstraheerub, on kõik mures, välja arvatud Jax. Ta teeb isegi üsna haavavaid kommentaare, öeldes näiteks, et Kofmo pole kunagi paremas seisus olnud. Kuidas Kosmol läheb? Ei. Kuidas Kofmol läheb? Ei, tal läheb suurepäraselt. Tegelikult arvan, et ma pole teda kunagi nii õnnelikuna näinud. Veelgi enam, ta palus mul sulle selle anda. Sellised kommentaarid näitavad ainult empaatiavõime puudumist, mida meie lilla jänes tahab demonstreerida. Nad lõhkusid mu komöödia maski. Nii et Kane, kas meil tuleb seiklus uustulnuka jaoks või mis? Ta kasutab Gängli kannatusi ära, et näidata talle, et asjad võivad olla veel hullemad, kui nad juba on ja et ikkagi millelgi ei peaks tähtsust olema. Ja siis on meil osa, kus Jax on meelega julm. Ta viskab Pomni veoautosse lihtsalt sellepärast, et see tundub talle naljakas, arvestamata, et Pomni on uus, võib tunda valu ja on endised segaduses selle üle, mis toimub. Kuulge, võib-olla ma ei jätnud ust niisama lahti. Mis? Ma arvasin, et ta on surnud. Kas sa jätsid lahti? Oota hetk. Mida su tegid? Hea meel oli aidata. Näeme, tšau! Lase kommikoletis sisse, kui seiklus oli juba lõppenud. Jax tuleb tagasi ainult selleks, et lasta kommikoletis sisse ja kinnitada, kui rahuldust pakkuv on tema jaoks valu ja kannatus. Ja kui ta teeb koostööd Pomniga, manipuleerib ta teda sageli nii, et Pomni ületaks ohtlikke piire, hoolimata Pomni arvamusest. Aga üks Jaxi kõige toksilisemaid hoiakuid on see, et ta ei tunne isegi süüd. Mitmetes neist stseenidest ei vabanda ta kunagi. Vastupidi, ta kasutab väljapressimist emotsionaalse kontrolli vahendina. Tee seda või ma räägin ragatale sinu joonistustest. Ja iga kord, kui ta paneb Gängle nutma, käitub ta nii, nagu teeks talle teene, näidates, kui julm võib maailm olla ja et ta peaks sellega harjuma. See on seotud järgmise käitumisega. Pidev provotseerimine. Jaxile meeldib tekitada kaost, mis hävitab ja destabiliseerib teisi. Ta vaidleb kõigiga vastu ja hävitab selle vähese lootuse, mis neil veel alles on. Kui Jax küsis Pomnilt, kas ta tõesti usub, et Gangle võib olla õnnelik, ei teinud ta seda selleks, et Ganglile veel rohkem haiget teha. Kas sa tõesti arvad, et Gangle võib õnnelik olla, Pomni? Mis? No mõtlen, ükskõik mida ta ka ei teeks, tema komöödiamask läheb alati katki. Kas sa arvad, et Suboliga kokku saamine parandab selle kuidagi maagiliselt? Ma arvasin, et sulle ei lähe korda, mida teised arvavad. Lihtsalt... Ei, muidugi mind ei huvita, see on tõsi. Sellega tahtis Jax lihtsalt proovile panna, kui palju optimismi Pomnil veel alles on. Ja väga huvitav on see, et Jax provotseerib ja ründab Ragatat väga sadistlikult ja hiljem selgitan teile miks. Lõpuks on meil see ükskõiksus ja hoolimatus, mida Jax teiste valu suhtes üles näitab. Kui Pomni tsirkusesse jõuab, ei huvita Jaxit üldse, et ta end mugavalt tunneks. Ta kasutab ära Pomni ärevust, et seda tunnet veelgi suurendada, rääkides talle kõigest kohutavast, mis teda ees ootab. Kui oleks võimalik lahkuda, siis ma arvan, et me oleksime juba läinud. Ja nüüd ma küsin teilt. Kas te tõesti arvate, et Jaxile meeldib seda teha? Kas ta on tõesti halb? Lühike vastus on jah. Jah, ta on halb, aga mitte sellepärast, et ta ise seda tahtis. Tal lihtsalt polnud teist valikut. Aga kust siis kogu see kurjus tuli?
et seda teada saada, peame analüüsima Jaxi saabumist digitaalsesse tsirkusesse. Kui ta koos teistega lõksu jäi, polnud Jax see psühhopaatne jänes, keda kõik vihkavad. Vastupidi, ta oli üsna tundlik tegelane ja temaga oli väga lihtne sõbraks saada. Isegi nii palju, et tal õnnestus luua tugev sõprusside koos Kotmo ja Ripitiga. ja huvitav on see, et ka Ragata üritas temaga sõbraks saada. Keegi tõeliselt halb ei suuda luua midagi nii erilist, nagu see, mis Jaxil oli Kotmo ja Ripitiga. sõprus nende kahega oli vaid osa sellest, miks ta otsustas, et ta ei vääri kellegi sõprust. Ja selle otsuse tegi ta just siis, kui otsustas näidata Ripitile oma kõige haavatavamat poolt. Jax pidas temaga tõesti üsna avameelse vestluse. Ta näitas talle oma nõrka kohta. Ja meie jänese jaoks on haavatavuse näitamine suur viga. Siin saame aru, et see ei ole probleemi juur. Jaxil oli see mõte juba enne digitaalsesse tsirkusesse sisenemist. See viitab sellele, et temaga pidi juhtuma midagi väga kohutavat, et ta kaotas lootuse ja usu inimkonda. Jax on üsna sügav tegelane, sest tema probleemid ei alanud tsirkuses. Selles kohas lihtsalt kõik süvenes. Ning nii oli ta sunnitud valima tee, mis aitaks tal kõige paremini ellu jääda, isegi kui see teisi haavas. Ja kui me tema lugu kuulame, saame lõpuks aru, miks Jax otsustas muutuda koletiseks. Meie jänes inimlikus loos vihjati korduvalt, et keegi talle väga lähedane pilkas teda pidevalt. 9. osas saime teada, et see inimene, kes Jaxile nii palju haiget tegi, oli tema enda ema. Me ei tea täpselt, miks need pilked olid, kuid mälestus, millega Kane teda piinas, paljastas meile vastuse. Me näeme Jaxi väga hirmununa põrandal. Tema ümber on palju varje, kes teda pilkavad. Nende varjude seas näeme mitmeid digitaalse tsirkuse tegelasi, kuid samuti näeme, kuidas üks neist varjudest rebib tema riideid, jättes ta täiesti paljaks. Aga mida see tegelikult tähendas? See stseen peegeldab enamat kui lihtsalt hirmu. See on tõeline probleem, millega Jax silmitsi seisab. Ja tuleb meeles pidada, et Gooseworks ise on vihjanud, et Jax on transsooline tegelane. Seda mõtet arvesse võttes muutub kõik palju mõistetavamaks. Kane'i piinades olevad pilked kujutavad ema puuduvat aksepteerimist tema võimaliku soovahetuse suhtes ning kui varjud jätavad ta täiesti paljaks, öeldakse meile sisuliselt, et Jax ei ole see, kelleks ta end esitleb. Ja Jax kardab väga, et teised saavad sellest teada, nähes, kuidas tema ema reageeris. Ja võib-olla ei saanud te aru, miks Ripit pani Jaxile pärast nende vestlust lehvi pähe. Ja meie jänes jäi selle peale punastama. Jax tunnistas sel õhtul Ripitile kõik üles. Seal ta paljastus Ripitile, kes ta tegelikult on ja lehv Jaxi peas oli lihtsalt Ripitilt hell viis öelda, et ta ei peaks muretsema ja et ta juba teadis, millest jutt käib. Aga kõige hullem oli see, et Jax ei tahtnud oodata, kuni Ripit teda narrima hakkab. Ja seepärast andis ta sellele vestlusele tühise tooni, et hiljem öelda, et see oli lihtsalt väljamõeldis. Sa räägid sellest, ma valetasid sulle. Sa ju tegelikult teadsid, eks? Ma võtsin selle kõik ühest Wattpadi fänniloost, mida ma kunagi lugesin. Ei no, kas sa jäid uskuma? Niisiis, kes on tegelikult Jax? Jax on 25-aastane poiss nimega Leroy Matteo. Seni teadaolevalt kasvas ta üles, tundes end lõksus kehas, millest ta end mugavalt ei tundnud. Kui ta otsustas emale end avada ja rääkida, mis toimub, reageeris ema lihtsalt teda pilgates. Kuidas saab tema poeg tahta tüdrukuks saada? Kõik need pidevad pilked tema identiteedi üle tekitasid temast täieliku tõrjutuse teiste suhtes. Sest olgem ausad, inimene, kes peaks sind kõige rohkem toetama, vedas teda alt ja jättis ta haavatavaks. See oleks hetk, mil Leroy otsustab enam kunagi mitte usaldada ega rääkida, mis temaga toimub. Aga olles tüdinenud sellest, et ta ei saa olla vaba, suunas ta lõpuks oma viha ja frustratsiooni ainsale inimesele, kes tema viha toitis. Oma emale. Ja nii juhtuski, et ühel päeval lükkas ta ema nii tugevalt, et ema jäi teadvusetult põrandale lebama, mistõttu Jax pidi jooksma nii kiiresti, kui suutis minema. Kui Leroy jõuab tsirkusesse, nüüd juba nimega Jax, oli tal juba kaasas palju lahendamata probleeme. See, et ta ei teadnud, kes ta on, teiste inimeste arusaamatus, tema identiteedikriis ja usaldamatus kõigi vastu. Tõenäoliselt lootis ta saabudes, et seal võib kõik olla teistsugune.
ta püüdis kohaneda, sai sõbraks Ribbiti ja Kohmoga ning kõik näis toimivad suurepäraselt. Aga Jaks ei oodanud kunagi, et keegi talle väga lähedane hakkab tema vastu huvi tundma, rohkem kui peaks. Ja Ribbit mängib väga olulist rolli halastamatu Jaksi kujunemisel. Ribbit hakkas Jaksi armuma ja see oli meie jänese jaoks midagi, mida ta ei suutnud aktsepteerida, sest ta ei suutnud isegi iseennast mõista, ennast aktsepteerida ja veel vähem ennast armastada. Nii et kui ta iseennast ei armastanud, kuidas ta oleks saanud kedagi teist armastada? Ja just Ribbiti huvi pööras Jaksi elu taas pea peale. Ta ei olnud millekski nii sügavaks valmis. Kõik läks liiga kaugele sel ööl, kui ta tunnistas Ribbitile, kes ta tegelikult oli ja kui kohutavalt ta oma emaga käitus. Suur viga. Või vähemalt nii ta viimati arvas, kui ta oli veel inimene enne digitaalset tsirkust. Jax ootas sel hetkel Ribbitilt reaktsiooni, et too hakkab teda narrima, täpselt nagu kõik teised tema inimelus olid teinud. Ta ei mõistnud, et Ribbit käitus lihtsalt nagu hea sõber ning nii tegi ta otsuse, mis teda kaitseks, kuid muudaks täielikult nende mõlema saatuse. Siin tuleb see osa, miks kõik Jaxi vihkavad. Pärast seda vestlust hakkas Jaks käituma oma sõbra Ribbitiga ükskõikselt ja eemalhoidvalt. Lihtsalt selleks, et Ribbit ei esitaks talle rohkem küsimusi, et vältida enda kohta rohkem rääkimist. Ta tegi talle halbu nalju, hakkas vastama sarkastiliselt ja vältis iga hinna eest sellel teemal Ribbitiga uuesti rääkimist. See tekitas Ribbitis suurt segadust ja Jax sai sellest aru ning kasutas seda haavatavust ära, et suunata Ribbit abstraktsiooni poole. Kõige hullem on see, et Jaks oli kogu aeg teadlik, et Ribbit võib tema jämeduse ja haiget tegemise tõttu abstraheeruda, kuid ta ei lõpetanud ikkagi. Ta jätkas Ribbiti igalt poolt välja jätmist, kuni Ribbit ei suutnud enam nii palju psühholoogilist valu taluda ja lõpuks murdus. See oli hetk, mil hea Jaks suri ametlikult. Ja ta teadis seda. Siin sündis Jaksi filosoofia. Kui miski ei lähe sulle korda, ei saa miski sind murda. Ta sai aru, kui oluline ta oli Rivetile ja kuidas see lõppes. Sellepärast ei saanud ta endale lubada kellegagi sõbraks olemist ega kedagi armastada. Siis otsustas ta käituda nii, nagu miski ei loeks. Ta oli digitaalses maailmas. Ta ei teadnud isegi, kas nad on päris või kas on olemas väljapääs. Siis mis vahet sel oli, kui ta kõiki haavas ja nendega lõbutses, kui sellel pole tagajärgi? Ja see, mu sõbrad, on üsna ohtlik mõtteviis. Sest hetkest, mil Jax otsustas nii mõelda, ei ole enam piire. Just sellepärast otsustas ta sellest hetkest alates teisi kontrollida, neid manipuleerida, pilgata, olla julm ja kõigist järjest kaugemale tõmbuda. Kuni saabus Kohmo abstraheerumise päev. See kaotus oli viimane pusletükk, mis muutis Jaxi järgmiseks. Ja kas te mäletate, et ma ütlesin teile, et Jax oli ainus, keda see olukord justkui ei huvitanud? Ribbit oli lihtsalt kaitsemehhanism. Jax pidi selle eirama, et see nii palju ei teeks haiget ja et ta ei peaks kandma seda süümepiina nagu Riveti puhul. Sest pidage meeles, kui miski ei loe, ei saa miski sind hävitada. Siis hakkas Jax kõigepealt välja elama. Gangli puhul nautis ta eriti seda, kui nägi teda emotsionaalselt haprana ja hävitas teda veelgi. Sest Gangle oli tema isiklik meeldetuletus sellest, mida Jax ei tohiks teha. Sellepärast ta vihkaski teda nii väga. Ragataga olid asjad teisiti. Ta üritas mitu korda Jaxile läheneda ja temaga rääkida, kuid pärast Ribbitiga juhtunud polnud võimalik temaga sõbraks saada. Ragata esindab kõike seda, mida Jax ei taha omaks võtta, sest Ragata hoolib teistest, püüab kõiki koos hoida ja tahab, et kõik saaksid omavahel hästi läbi. Aga Jaxi peas sellist asja ei eksisteeri ega tohikski eksisteerida. Ja veel vähem suudaks ta seda aktsepteerida. Sest kui Jax selle omaks võtaks, peaks ta tunnistama ka kannatusi ja kõiki oma emotsionaalseid probleeme. Ta peaks tunnistama, et hävitas Ribbiti, Kohmo ja iseenda. Nii et kui Pomni tsirkusesse saabus, nägi Jax temas uut võimalust oma reaalsusest põgeneda, tehes täpselt sama, mida ta teistegagi tegi. Aga seda, mida Jax ei oodanud, oli see, et Pomni osutub üheks emotsionaalselt kõige vastupidavamaks tegelaseks ja ta sai sellest aru juba siis, kui Pomni tsirkusesse ilmus. Ta pani teda mitmel korral proovile tervitusseikluse jooksul, kuid Pomni ei reageerinud nii tugevalt nagu teised tegelased.
tundus, et teda ei mõjutanud meie jänese kommentaarid nii palju kui Ragatat, Ganglit või isegi Zooblit. Kogu Pomni ja Jaxi suhe, mida me tsirkuses nägime, oli üks reaalsemaid. Pomni jätkas Jaxile lähenemist hoolimata tema ükskõiksusest. Ta oli järjekindel ega andnud kunagi alla. Isegi kui nad olid paar, sai Jax aru, et ta võib Pomniga ikka veel lebutseda ja olla iseenda moodi. Aga nagu me tema varasemate suhete puhul nägime, oli see tema jaoks liiga hirmutav. Nii et ta tegi Pomnile täpselt seda sama, mida ta tegi Ripitile. Ta aarandas Pomnit ja pani ta end rumalana tundma, kuna Pomni pakkus talle oma sõprust. Erinevat Ripitist seisis Pomni talle vastu ja ütles talle ka tõtt näkku. Nende vaidluses jäi Jax täiesti relvituks. Ja kõige ausam asi, mida ta ütles, oli: ma ei olegi midagi muud. Nii et lõpeta juba otsimine. Pomni tõesti lootis, et ta suudab teda päästa ja oli kahju, et ta jõudis liiga hilja. Jax oli oma otsuse juba teinud sel ööl, kui ta Ripitiga rääkis. See oli vaid aja küsimus, millal ta abstraheerub. Kogu see kahetsus tuli Jaxile Pomni tõttu taas tagasi. Tema oleks võinud olla Ripiti asemel. Sellepärast ütlebki Jax talle, et kõik oli parem enne, kui tema ja Zoobl tulid. Jax ei tahtnud kunagi tunnistada, et ta oli samuti Ripitist huvitatud. Ja mis veel hullem, ta ei öelnud seda talle kunagi ega saanud kunagi vabandada. Ja kui kõik hakkavad väljapääsu kohta küsimusi esitama ja uurivad Kingeri käest nii palju kui võimalik, reageerid Jax nii, sest ta on kaotamas oma ainsat turvalist kohta. See tähendab, et lisaks kõigile traagilistele hetkedele, mida ta oli juba läbi elanud ja mis tema südametunnistusel olid, pidi ta nüüd võitlema ka mõttega, et nad ei ole mitte keegi ja tegelikult ei ole miski oluline. See on üsna vastuoluline, sest Jax jäi alati oma filosoofiale truuks. Sellepärast oligi selline, nagu ta oli. Aga tegelikult hoolis ta küll ja talle tehti tõesti haiget. Just selles punktis sattus Jaxi üsna häiritud mõistus tupikusse, mis muutus tema jaoks topeltvanglaks. Ja mis oli nüüd tema ainus väljapääs? Täpselt, abstraheerumine. Aga kõige hullem oli see, et isegi oma mõtetes ei suutnud ta vaba olla ja Pomni õpetas talle, et jah, tõesti, miski ei loe ega oma mõtet, kuid kogu selle lõksus oldud aja oleksid nad võinud kasutada selleks, et kõigel oleks väärtus. Ja selle kõige põhjal saamegi nüüd aru kõigi nende Jaxide tähendusest, keda me tema peas näeme. Kui Pomni Jaxi pähe siseneb, ei leia ta tõelist Jaxi. Ta leiab liiga palju Jaxe. Ja need ei ole erinevad isiksused ega koopiad, kõik need Jaxid. Need on maskid, mida ta kasutas teeseldes, et miski ei loe. Me leiame pilkaja, julma, ässitaja, selle, kes teeskleb, et talle ei lähe miski korda. Aga me leiame ka aheldatud Jaxi, kes esindas seda tundlikku ja haavatavat poolt, mida Jax ei tahtnud näidata. Klaver sümboliseerib tema tundeid. Ta oli omaenda tunnete vang. Maine Jax esindab ainult seda küünilist ja sarkastilist poolt, tehes iseenda üle nalja. Ja Jax kasutas tsirkuses ellujäämiseks nii palju erinevaid versioone iseendast, et lõpuks kaotas ta iseenda. Nii näemegi ühe häiritud ja igasuguse toetuseta meele lõppu. Keegi ei teadnud, kuidas Jaxile tegelikult läheneda, kui teda oleks veel saanud päästa. Pomni jõudis kohale, kuid Jaxi jaoks oli juba liiga hilja. Meie jänes polnud sugugi psühhopaat, nagu paljud arvavad. Kui see nii poleks olnud, oleks lugu olnud hoopis teistsugune. Aga öelge mulle, mida teie Jaxi kohta arvate? Kas pärast seda arvate, et ta vääris oma lõppu? Või annaksite talle teise võimaluse, kui saaksite?